Tere, mina olen Tanja ja täna ma vastan muusika küsimustele. Aha, ja unustasin öelda, et sky.ee portaalis. Kohati tahaks öelda, et armastus on musta värvis, siis kui eriti tahaks tooliga vastu vahtimist virjutada kellelegi. Aga selline tugev armastus. Aga tegelikult ma arvan, et armastus ongi selline hea must, sisaldab kõike värve. Ei oska öelda, aga kuna ma olen oma mehega natukene üle kui 10 aastat, siis ilmselt küll. See oleks väga hea pealkirja kuskil. Tanja arvad, et armastus on must. Viimasel ajal ma ei ole üldse üksi. Mul on kodus üks tegelane, kes ei lase absoluutselt sul olla või tunda üksindust. Ja õnneks mul on tegelikult enda seltsis väga lõbus olla. Ma olen üks nendest inimestest, kellel meeldib istuda maha kuskil kohvikus üksinda ja lihtsalt vaadata teisi inimesi, kuidas nad mööda lähevad, mida teevad. Juua ilusti kohvi ja võtta raamat, lugeda läbi. Et mina saan iseendaga väga hästi hakkama, nii et päris üksi ma ei ole. Ma ei tea, võib olla mingid hääled minu peas. Te saate siin päris head story, et Tanja, hull. Eks ma olen selline imelik loom küll, jah. Integreerunud, temperamentne emand, tahaks öelda. See ei kõlanud üldse hästi, aga mind juhib pigem selline vaimne olek, aga ma ütleks, et ma olen ikka suhteliselt mitte 2 jalaga maa peal, vaid 1,5 jalaga maa peal, et natukene nagu pool jalga on natukene õhus. Et ma tegelikult usun, et kõik juhtub omal ajal, õigel ajal, kõik juhtub põhjusega, aga kindlasti selle jaoks, et midagi juhtuks, sa pead ka tööd tegema. Ma ei saa üldse magada. Täna ma magasin 3 tundi, ma ei tea, kas on näha minu silmades. Kuna mul Teodor on suhteliselt halb magaja, nüüd on läinud paremaks, aga algus oli väga kehv. Et mina enne teda olen maganud ikka selline 9-10 tundi mul oli vaja. Siis kui tema saabus meie ellu, siis selline, kui sa 4 tundi said magada, siis on väga õnnelik päev. Ja muusikuna see on päris raske periood, kuna sa tuled esinemiselt vahepeal kell 3-4 öösel ja juba kell 7 ta tahab ärgata ja seal vahepeal veel 6 korda ärgab ülesse. No minu puhul küll, jaa. Minu puhul sai, et siiamaani ma olen isegi saanud rohkem asju, millest ma olen kunagi mõelnud. Circa mingi 17 aastat tagasi mul kunagi üks inimene, kes natukene näeb rohkem, võib-olla kui meie, ütles, et ta näeb, et ma kunagi telekas räägin ja juhin saateid ja olen nagu telekas. Siis ma konkreetselt hakkasin naerma, see minu jaoks tundus nii võimatu. See on kindlasti töö, sest aga ma ei tulnud niimoodi üleöö, kui keegi nii-öelda jälgib. See oli aasta 2006, oli esimene peaosa muusikalis Fame, mis oli eesti keeles loomulikult. Siis ma käisin Anu Lambi juures eratundides, et saada oma keelt natukenegi paremaks. Mäletan, kõik sõitsid kuskile, ma ei tea, kas Moskvasse kuskile Pinki või Madonnat vaatama ja ma ei saanud minna, sest et ma pidin proove tegema selle jaoks, et olla natukene parem laval. Üleval kosmoses toimub päris palju asju, ma arvan, aga kui niimoodi vaimselt rääkides, siis ma arvan, see ei ole üleval, see on meie ümber ja meie sees. Et Jumal on iga inimese sees. Iga inimene on Jumal. Siiamaani olen arvanud, et kodu on seal, kus on sinu kohver. Sest et ma arvan, et minust oleks saanud väga hea selline tuuritaja. Mul väga meeldib kohvri otsas elada, mul meeldib erinevad hotellid, erinevad inimesed, erinevad linnad. Praegu pigem ütleks, et kodu on seal, kus on sinu perekond. Viimane küsimus. Tühi. On hästi. Mul oli selline väike nii-öelda nipp, kuidas oma närvid nagu, kuidas ma ütlen, nagu natukene rahustada maha või nii. Et kui kõik kuhjas niimoodi üle ja mina ei lähe närvi suurte asjade peale, ma olen kuidagi kummalisel moel rahulik, sest et ma arvan, et ei ole midagi, saab hakkama, kuidagi ikka saab ja
aga väiksed pisiasjad, mis mind täis närvi. Midagi kukub ja siis sul on 100 kotti ja võtmed kukkuvad ja jälle see on vales kohas ja meil parkimiskohta ja juba hilinen ja nii edasi. Pisikesed sellised olmeasjakesed. Siis ma istusin autosse, võtsin roolis kinni ja konkreetselt karjusin. Ma karjusin, röökisin ikka niimoodi nagu ikka filmides. Ainuke asi, mis me ei teinud, et ei löönud oma autot. Oma autot ei ole vaja lüüa, ta ikka sinu sõber.